Mina olen Ahven ja käesolev osa keskendub teemale pikad sõidud Alfaga. Ja Alfa hellitusnime taga on muidugi uus Alfa Romeo Stelvio. Ma pean ütlema, et minu töö viib mind tihtilugu lühikeseks hetkeks kodust küllalt kaugele. Aga nüüd on minu ellu saabunud õnnis hetk, kus ma pikki sõitusid ootan. Kahe näpuvajutusega meil on ilusti püsikiirushoidja sees. Ühtlasi hoiab ta järgmise sõidukiga distantsi. Nüüd ma hea meelega jagaksin võib-olla ühte kogemust, mis on umbes samasugune nagu Gunnar Krapsil oli siis, kui ta Valguse nimelise loo kirjutas ja vandus kõigile, et ta on UFOsid näinud. Mul oli püsikiirushoidja sees ja ükskord vaatasin, et kuidas see võimalik on. Keset teed on keegi ehitanud maja, aga see mõttetegevus käis nagu välkkiirelt, sellepärast enne kui minu aju sai aru, et see ei ole maja, ei ole ka põdramaja, vaid ongi põder, kes on hüpanud teele, oli auto pidurdanud piisavalt intensiivselt, et seda kokkupõrget, mis oli täiesti reaalne, ei toimunud. Nii et tegemist ei ole mitte ainult sõidukiga, vaid ka isikliku ihukaitsjaga. Ainult üks tähelepanek toimib refräänina, et küll on ilus ja küll on vaikne. Ja see on sõitja auto ja seda ma peaksin Alfa kohta kindlasti ütlema. Kõik need materjalid, millega sa kokku puutud, kõik need nupuklõksud, kõik turvavarustus ja loomulikult selline ikkagi täiesti välja peetud sportiste töötavad kõik selle nimel, et kas sa sõidad üksinda või sõidad kambaga, siis kõikidel on mugav, mõnus ja turvaline. Ma hea meelega näiteks Stelviot, mis on siis teadupoolest selline teede selline süsteem Itaalias. Selle autoga Itaaliasse sõitmine ei kohuta mind üldse. Hea meelega prooviks ära. Nii et annan hea meelega rahuliku südamega õnnistuse ka kõikidele nendele Alfa Romeo Stelvio fännidele, kes on siiamaani hoidnud ennast tagasi. Et seda mitte osta sellepärast, et nad peavad näiteks iganädalaselt läbima ka selliseid 150-200 pluss vahemaid ühe jutiga. Võtan stressi maha. See auto on selle jaoks justkui loodud.